32 kraadi näitab sikke. Koosolekut juba peetakse. Sorry, my coming late. Me oleme kaugelt otsa mehed, me võime. Mis sa tulid elama siia või? Mingi kuradi saiakott kaasas. Kui see üks sai tehes, siis teine sai. Tšau, tšau. Kurat, isegi maantee peal sõites oli palav. Mida pole? Lühikest stressi polegi. Ainult tangad. Nii. Lühi ülevaade on tehtud. Jäid koosolekul hiljaks või? Jaa. Nüüd sa ei tea, kuhu sõitma peab. Kuidas sõitma peab? Okei. Selle palava ilma kohta on vähe sõitjaid üldiselt täna. Et liiga palav on või? Jalg. Peaaegu hakkab nagu malelaud juba ka koosnema. Seal eespool on suured vahed, aga siin see, mis minu ees on, siis on juba enam vähem. Esimese sikliga peab vahemaa olema vist 2 sekundit. Nagu, nii ma nagu mäletan, aga võib-olla ma ei mäleta õigesti. Aga niimoodi sõit sujub hästi normaalne. Kui kõik sõidud sellised oleks, siis oleks ju lust. Võsule jõudsime omadega. Naudivad rahu ja vaikust. Nii palju seda saigi siis. Kuuled, kuidas siklitel vendid uhavad. Sada 4 näitab. Teeme siia samma või? Rakverast, ma olen ka Rakverast vähe
kaugemalt. Aga rõõm on nüüd teid tervitada Kuusalu vallas. Oliver mul üks päev helistas, ütles, et kuule, kas ma tahan rääkida midagi. Ikka tahan. Ja siis oli ka esimene kontakt Oliveriga, tänan teid. Et olen Urmas ja olen selle kandiga seotud aastast 83, kui mu naine ütles, et ma pean Tartust ära kolima siia. Ja andsin järgi ja nüüd nii ongi läinud. Toimub vaherahu 1920. aastal. Aga 3. jaanuaril oli siis selle Valka lahingu aastapäev, kus siis punaväed seisma võeti. Nii et vallavanemana on mul olnud jah siis vähemalt 14 korda võimalik olnud kõik need tähtpäevadel käia ja asjakohaseid kõnesid. Läheb ei ole ühtegi küsimust, ei ole ka olnud. Siis saab Oliverile number kohe helistada. Nii, aga tähelepanu korraks. Ja kuule, tead mis? Pane nüüd siia poole. Pane siia fassaadi. Pane näo poole ja vaata, siin on... Pane siia samma. See sobib hästi. Sama sammas. Sa hästi vaatad, sa näed mingi mõra kohti asja. Ta lahkuslikud ära üstavleeritud, aga see sama sammas. Käi veel, mis veksin. Aga see kivi nüüd praegu, mis siin seisab, see on ikkagi seesama tükkidest kokku pandud või see tegelikult? Tead, ma võin sulle natuke valetada, see ülemine osa on raudselt kellegi töö jäänud pooleli. Kuhugi on ära puhunud. No pigem niimoodi jah, ma arvan küll. Näe. Et sai tähistatud. Ja sellega oli ka siis nii, et kui oli siis vabariigi aastapäev, siis meie Kaitseministeerium korraldas siin igavese vägeva üritused, siin oli täis paraatorkester oli kohal. Kus see valitsusruum meil on, kelle majas? No ikka kõrvust läbi kogu aeg. Ja eks nende Stenbockides ja majoraat või suvine pesituspaik oli siis siin meil Kolgas. Ja kindlasti nad on hästi palju siia jälge jätnud siis selle koha arengusse, et ka Kiiumõisu kuulus neile ja Kõnnumõis ja Loomõis ja et see oli natuke suur maja. Ja teine... Kius. Kommentarid eluga pääsesime. Ja, et eluga pääsesime siit, jah. Kuule, võta millest tahad. Mul on võtmed ees, telefon sikli peal. Kuradi hea tuur. No nii, siin juba on... Hakkame naeratama. Ja tulevad veel viimased ka ja ma jätan siit ühele pindile, aga kõik on natuke rattaid, nii et... Nii ratast. Nii, sina oled peal. Eriti siht. Oliver, sina ka. Pinguta. Piltide peal hakatke vaatama, oot, see vend ei käinud ikka sellel sõidul. Nii. Ootaks täpi. Jaa, ei ole probleem, palun. Anna mulle niisama. Paberil. Paberil. Thanks. Nii, kes tahab paberil.